Ma ei usu, et armastus on lihtsalt õigete asjade tegemine. Ma ei usu, et armastus on ainult käskude täitmine. Ma ei usu, et armastus on ka lihtsalt pika meelega ja hea. See on, milline armastus välja näeb, kui ta kõnnib ja kõneleb, aga see ei ole armastus. Armastus on kirg. Kas sa oled põlemas Jumalale? Kas sa igatsed teda? Kas sa vajad teda? Ja me käime läbi raskete kohtade ja me käime läbi aegade, kus me vajame julgustust. Ja meie silmad on aeg-ajalt kinni asjades, milles ei peaks olema. Jah, me võitleme, kuid kas me oleme inimesed, kelle peale vaadates võib öelda, et see inimene on põlemas, mitte teenistusele, mitte missionile, mitte evangelismile, vaid Jumalale. Üks tõelise Jumala töö märke on see, et sa hakkad vihkama pattu, mida sa kunagi väga armastasid ja armastad õigust, mida sa kunagi ignoreerisid. Ja küsimus pole see, kas sa nõustud sellega, vaid küsimus on see, kas see on reaalsus sinu elus. Kas see tegelikult on nii? Noor naine, noor mees, vanem naine, vanem mees, keskealine mees oma parimas eas. Kas see on reaalsus sinu elus? Kas sinu sees on kasvamas viha patu vastu ja armastus õiguse vastu? See on küsimus. Küsimus pole selles, kas sa tahad teha õigeid asju, kas sa tahad olla moraalne, kas sa tahad elada head elu. Küsimus on, kas sa igatsed teda. Ma vihkan jutlusi, mis ütlevad, sul saab olema imeline elu, sul saab olema maja ja töö, sul saab olema kena naine ja sul saab olema nii palju lapsi ja sa saad endale 3 autot, Subarud ja Suburbanid. Sa saad vägeva töökoha, sa saad vägeva elu, kõik on täiuslikult paigas, aga sa jätad välja ühe asja. Sa jätad välja Jeesuse. Ja see on kõige tülgastavam asi, mida sa saad öelda. See, mida me öelda saame, on su elu on tühine. Sellel pole väärtust lahus Jeesusest Kristusest. Ta pole väike kaunistus, mida me paneme oma elule nagu kirsijäätisele. Sul kas on Jeesus ja sina oled Jeesusel või oled sa raiskamas oma elu ja sa oled kadunud. Küsimus ei ole selles, kas sa tahad paremat elu, tahad sa minna taevasse, tahad sa parandada oma abielu. Küsimus pole selles. Küsimus on, kas sa tahad Jumalat. Kas sa igatsed teda? Kõik teavad, et nad on patused. Sageli ei mõisteta, kui siduv ja jube see on. Või ei taheta loobuda ammutamast vett madalate paikade allikatest. Küsimus ei ole, kas sa mõistad, et sa oled patune. Küsimus on, kui ma olen sulle rääkimas, ja võib-olla see on selline pikaajaline ja aegavõttav jüngerlus, aga kui ma jagan sulle ja jüngerdan sind, mida Jumal on teinud sinu südames? Paljud inimesed tulevad minu juurde ja küsivad, kas sul on uus suhe Jumalaga. Ma küsin, kas sul on uus suhe patuga, sest kui sul pole uut suhet patuga, siis ei ole sul ka uut suhet Jumalaga. Kas Jumal on teinud sinu südames selle üleloomuliku töö läbi püha vaimu? Et see, kus sa ignoreerisid ja vihkasid Jumalat, on pöördunud eluks, kus sa näed täna teda kõige allikana. Ja sa igatsed teda üle kõige muu. Jumal on igavene. Taevas on igavene. See on igavene Jumala au.
aga paljud ei taha seda. Isegi paljud, kes käivad evangeelsetes kogudustes, nad tegelikult ei taha seda, sest nad ei taha Jumala au siin maa peal. Nüüd, ja kui sa nüüd seda ei taha, siis ei taha sa seda kord taevas. Sest igavene elu ei alga siis, kui sa sured ja lähed taevasse. Piibel ütleb, et see on igavene elu, et nad võivad sind tunda. Sind tunda. Ja see algab siis, kui ta muudab sinu südame ja ilmutab sulle ennast. Kas sa igatsed teda?